Ma ei oska otseselt mingit introt teha siia, seega küll ma pärast post-editis mingisuguse ägeda intro mõtlen välja. Igatahes tere tulemast tagasi kanali Laiges. Minu nimi Joosep. Ma olen kanali meisterjoss, praegune, kuidas siis öelda, edasiviija, sisulooja. Ja ma ei ole ammu teinud põhimõtteliselt videot. Väga ammu ei ole teinud siia kanalile. Ja see põhjus on väga lihtne. See põhjus on selles, et mul ei ole olnud aega ja mul ei ole aega enam tegeleda YouTube'iga. Isegi nii palju, kui ma tahaks mingid ägedad asju teha, mis pähe tulevad mõnikord. Ja see kõik on selles kinni, et inimene saab ühel hetkel täiskasvanuks ja tulevad kohustused. Ja nende kohustustega kaasneb see, et sa pead tööl käima, sa pead kuidagi raha teenima. Et, ma kohustust all peangi silmas rohkem nagu rahalisi kohustusi. Et selline see olukord on ja, et lihtsalt aega ei ole peale tööd. Ma üritan leida lihtsalt aega iseendale tegeleda mingite asjadega. Praegu, miks see video üldse tegelikult, miks ma selle üles laen on sellepärast, et on aega. See aasta on selline huvitav pühade periood, kus on vähe rohkem aega tegeleda mingite asjadega töö kõrvalt, millega ma muidu tegeleks võib-olla. Ja ma mõtlesin, et ma teen sellise video, mis natukene selgitab võib-olla minu seisukohti, natukene selgitab minu vaadet. See on võib-olla selline huvitav video selle poolest, et ma nagu räägiks iseendaga, mõtleks läbi seda plaani, mida edasi teha YouTube'is või YouTube'iga üldse. Et ühesõnaga, kus ma pihta hakkan? Ma lihtsalt hakkan kuskilt midagi rääkima, mis mul nagu peas või mõttes on ja ma räägin selle kõik ära. Esimene asi on see, et kindlasti paljud küsivad, miks on minu YouTube'i kanali nimi nii palju muutunud. Et küll ta alguses oli Team Crafters, kui me Janniga seda tegime. Küll ta oli vahepeal siin mingisugune karbussijuss ja meesloom ja nüüd on meisterjoss. Siis ma ütlen ausa vastuse, et ma ei olnud tegelikult kunagi rahul nende nimedega. Et mida rohkem kasvasin mina suuremaks, seda rohkem kasvas ka nagu see tunnetus selle kanali nimega suuremaks, et kõik need nimed tundusid veits siuksed lapsikud. Jah, te võite vaielda öelda, et meisterjoss on ka väga lapsik, aga mul on endal isiklik nagu ühendus selle nimega ja see on puhtalt sellepärast, et see on COVID ajal tekkinud nimi ja see on mul Warzone'is nagu nimi olnud Call of Duty's. See on sellest pigem nagu tekkinud. Praegu ma olen rahul selle nimega, et see lõppeesmärk, mis ta nagu kanalil olla võiks, olekski see, et ma võin teha, mitte ma ei või teha, vaid õigemini tegelikult peabki niimoodi tegema YouTube'i, et sa ise oled rahul. Ülejäänud kõik tuleb absoluutselt sekundaarsena. Et lihtsalt muidu sa lähed hulluks lihtsalt. Ma räägin oma põhimõtted ära siin selles mõttes ikkagi suht kindlalt. Ma arvan, punkt 1 ongi see, et kanali nimi praegu sellega ma olen nagu rahul. Ma olen jõudnud sinna, kus see tundub nagu okei mulle. Siis teine asi, sotsiaalmeedia. Ma ei taha väga seal midagi teha. Ma ei taha tarbida seda, ma üritan seda väga minimaliseerida. Mis puudutab minu YouTube'i kanali sotsmeediat, siis samamoodi ma ei näe mõtet. Et minu jaoks YouTube on pigem selles mõttes väljund, et ma saan jagada inimestega mingid tegevusi, mis võib-olla mulle meeldivad. Ongi mingisugused mängud näiteks, mingisugused minu rännak, ühesõnaga minu rännak kogu sellel
teekonnal, siis ükskõik mis videod ma ka ei teeks, olgu ta mingisugune forest, nagu ma tegin Covidi ajal või mis iganes. Et ühesõnaga, või ükskõik mis videod ka pähe ei tule, midagi süükest. Siis contenti poolest ma pigem teeks süükest contenti, mis mind reaalselt huvitab. Muidu ma ei näe mõtet seda teha. Ja punkt 3 kindlasti, ma ütlen ausalt, ma ei valeta, aga eks YouTube on mingisugune kõrvalt nagu raha. Selles mõttes on nagu side hustle, vaata. Ja kui sa sellega pidevalt tegeled, inimesed vaatavad, siis ilmselgelt annab YouTube'iga teenida. Aga sa pead nagu reaalselt tegema, su content peab selles mõttes õnnestuma, et see peab minema inimestele peale, aga ma arvan, ma ei võta seda initsiatiiviks, sellepärast, et sa lähed hulluks niimoodi reaalselt. Ma olen varasemalt selle tee läbi käinud ja no thank you, nagu see ei ole väärt seda. Ehk siis jah, pigem teeks nagu süükest contenti, mis mulle endale meeldiks ja millega ma ise nagu rahul olen. Pigem panustaks sellele kvaliteeti kui kvantiteeti, et ma ei viitsi taguda mingit ka kuradi 5 videot ühte nädalasse või no mida iganes, ühesõnaga, et see on mõttetu. Siis pigem tuleks enda jaoks nagu mõtestada läbi see, et mida ma üldse tahan teha YouTube'is siin. Kui on mingi põnev mäng, mida ma tahan võtta endale eesmärgiks läbi teha, siis miks mitte jagada seda teekonda inimestega. Et ma ei pea ju ja ma räägingi sellega nagu jällegi, ma saan ju teenida raha sellega endale kõrvalt, et siis see on selles mõttes nagu hea, absoluutselt hea. Mingid Discordid asjad ma ei kasuta, no go. Ma ei ole huvitunud siuksest asjast, mind ainult huvitab lihtsalt YouTube ja nende videote tegemine ja lihtsalt muud väga ei olegi. Privaatelu ma väga jagada ei taha. Ma arvan, see on ka üks punkt, mida kindlasti välja tuua, et ma ei jaga mingit detaile, ma ei taha väga jagada. See on minu jaoks minu isiklik elu. Ma väga ei taha ja sükstest, see on, ma arvan, et see on asi, mida igaüks peaks aru saama, et kui mingi sisuloo ja selles mõttes teeb midagi, et siis tema privaatsust peaks nagu austama, et mina isiklikult lihtsalt ei soovi jagada midagi, see on ka põhjus, miks ma nagu sotsiaalmeediat ei taha kasutada, see on minu jaoks nagu, see on edev, see on edevuse näitamine ja mulle ei meeldi nagu, mulle kuidagi ei meeldi, või miks ma peaks näitama midagi endast. Pigem ma nagu jagaks, nagu ma räägin YouTube'is oma videote näol oma mingit ägedat protsessi, millegi nii, et olgu ta näiteks, mul on olnud väga ägedaid ideid, mida ma olen tahtnud teha ausalt. Ma tahtsin teha ühe ägeda video, kus ma harjutan näiteks omal jalgpallis vasaku jalaga löömist, sest vasak on mu nõrk jalg, et saada seal paremaks ja et ma teen mingi ägeda timelapsi, kus ma siis nii-öelda filmin erinevatel perioodidel käidud sessioonidel tehtud siis treeningut ja siis näitan, kuidas nagu vasaku jala löögid arenevad, mis oleks tegelikult ülilahe, ülikõva jällegi asi, mida nagu teha ja näidata. Ma arvan suure tõenäosusega need inimesed jäävadki vaatama seda kanalit, keda huvitab see content ja see on täiesti okei, see on nagu täiesti okei. Kui vaatabki mingi 32 inimest su videot, siis see on võib-olla alguse teema, aga pärast võib-olla vaatab rohkem jälle. Selles mõttes praeguse seisuga ma tunnen, et ma ei jõua hustlida lihtsalt oma töö kõrvalt seda YouTube'i. Ma lihtsalt ei jõua puht füüsiliselt. Ja ma ei näe ka mõtet sellel hustlimisel kuidagi praeguse seisuga. Võib-olla kunagi tulevikus, ma ei kujuta ette. Eks palju asju eluliselt on muutunud, aga nagu ma ennist ütlesin, privaatelu on minu enda teema ja ma arvan, et seda ma ei taha YouTube'i nagu segada, sest see on minu isiklik asi ja elu ja ma arvan, et kõigil on mugavam, kui nad oma asju nii-öelda teavad ise ja tunnevad, et siis kui nad tahavad midagi jagada, siis nad jagavad seda. Vot, mida ägedat veel teile rääkida? Arvutit upgrade'isin vahepeal, siin täiesti uus sisu pandud sisse, nüüd varsti tegelikult vahetan korpuse ka ära,
panen täiesti uude korpusesse, sest mul vesijahutus ei mahtunud vanasse korpusesse ära. Ja üleüldse praegu on selles mõttes selline huvitav periood, kus on tekkinud mingisugune väike huvi tagasi YouTube'i vastu, aga pigem nagu ongi YouTube selliste asjade näol, mis mulle meeldivad. Ja eks siis, ma ei tea, eks tulevik näitab, mis nagu saama hakkab ja mis sellest kõigest välja kujuneb, et tänane video on ka selles mõttes võib-olla mingi asja alge, et saada ühesõnaga võib-olla see tunnetus tagasi, mida teha, kuidas teha ja kas teha üldse, vaata, sest see kõik on aeg, on ja. Et võib-olla eluliselt praegu on mul kõik teised asjad lihtsalt selles mõttes korras, stabiilsed ja ma arvangi, et nagu aega on üle. Siin vahepeal ma ju vaata parandasin PlayStationi konsoole ja see mul viskas üle, ei viitsinud enam tegeleda sellega. Aga nüüd YouTube'i osas selles mõttes nagu on täitsa äge. Ise ka mõtlen vahepeal, kui ma siin mängin mingid Witcherit olen mänginud ja nii edasi, et GTA 4 hakkasin läbi tegema ja uuesti, jah, ma polnudki kunagi varem läbi teinud, aga tundus põnev lihtsalt. Et ühesõnaga mingid sellised mõtted praegu, vaat, ei oska ka rohkem midagi väga siia mainida, et mis ma veel teile räägin, midagi, ma ei tea, kommentaaride osas, eks ma midagi vahepeal loen, aga no pigem ma üritaks kuidagi niimoodi selle asja teha, et ikkagi selles mõttes tagasiside osas ma pean natukene vaatama otsa ka, et mida parandada võib-olla ja nii edasi, kui tulevad mingid kommentaarid. Selles mõttes ma ei oska ka praegu rohkem midagi lisada siia. Mõtlesingi, et lihtsalt räägin natukene oma mõtteid tuleviku osas, selles osas, miks ma pole ammu videoid teinud ja et võib-olla midagi isegi kunagi oodata on, aga nagu sa tead, olen talveunes olnud mingi viimased 2-3 aastat ja nii ongi see on reaalsus lihtsalt ja nii on selles mõttes jah, aga isu nagu mängude mängimise vastu ei ole nagu kadunud, ta on alati lihtsalt võib-olla kuskil tagaplaanil peidus olnud. Vot, kuule, aga mis seal ikka, kõik head teile ja ühesõnaga jah, katsume kõik koos kuidagi hakkama saada. Davai, kuulge, tšau.